Ameerika Ühendriikide salateenistuse agendid töötavad Eestis ülesannete põhiselt juba palju aastaid. Täna avati ametlikult USA salateenistuse büroo Tallinnas. Tallinnas Pirital Ameerika suursaadiku residentsis avati täna USA salateenistuse büroo Eestis. Secret Service on üks vanimaist Ameerika Ühendriikide föderaalsetest uurimisametkondadest, asutatud juba 1865. aastal. Maailmas on salateenistus tuntud kui USA presidenti kaitsev organisatsioon. Eriväljaõppe saanud salateenistuse meestel ja naistel on aga veel nii mõnigi teine ülesanne. Mida Eesti kasu saab sellest, et see Secret Service'i büroo nüüd siin avati? No, Secret Service'il on 3 põhilist ülesannet, et üks on ihukaitse, isikute kaitse, teine on raha- ja maksevahendite võltsimise vastane tegevus ja 3. on küberkuritegevuse vastane võitlus ja ma arvan, just see viimane on Eesti jaoks väga oluline, et konkreetne kasu, et vaadake, Ühendriigid on sisuliselt maailma ikkagi üks võimsama tehnoloogilise potentsiaaliga riike ja ma arvan, et meie koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses saab ikkagi Eestile viia jälle uuele tasemele. Salateenistus hakkab töötama koos oma Eesti, Läti ja Leedu õiguskaitseorganitega kriminaaljuurdluse valdkonnas. How big is the Secret Service office here in Estonia? How many staff, agents? We're going to have 4 personnel here initially, and then we'll see again beyond that whether or not there's an opportunity to grow. But initially we'll have 4 employees here. Eesti valiti salateenistuse uue büroo asukohaks, kuna Eesti on küberkuritegevuse vastase võitluse sõlmpunktiks ja ka tänu sellele, et riik lihtsustab salateenistuse tööd kaitsekohustuste täitmisel kogu regioonis. How do you rate the knowledge and the know-how and the expertise of the Estonian colleagues you work with? They are excellent, and quite frankly, that was another reason that we took the opportunity to come here. Tallinnast saab salateenistuse nurgakivi Balti regioonis ja ühtlasi ka peamine koht, kust kaasata USA kolleege Venemaal ja kõigis Põhjamaades. Selline spetsiaalne Ameerika Ühendriikide saadikumünt, vaata, kas ma saan ta siit kätte. Ühel pool on nende vapp, ümber 13 tähte originaalis siis 13 osariigi kohta ja teisel pool on siis 2 riigi lipud. Nii et selline väga kena sümboolne meile. No võib uhke olla, saab klaasi taha panna saunas, sest aga igal mehel ei ole sellist münti. Ei pane saunas klaasi taha, viin Justiitsministeeriumisse kappi. Meil on eraldi kapp selle jaoks. Avati Tallinnas USA salateenistuse Baltimaade büroo, kus 4 salateenistuse töötajat hakkavad tegema koostööd Eesti, Läti, Leedu korrakaitsjatega kriminaaljuurdluse valdkonnas. Eeskätt uuritakse küberkuritegevust, aga nõu antakse ka finantskuritegevuse ja riigitegelaste turvamise küsimuses. Need mehed mustas, kes USA presidenti ööpäevaringselt saadavad, on USA salateenistuse agendid. Salateenistus loodi 1865. aastal ning nagu USA diplomaadid järjekindlalt kinnitavad, pole nende tegevuses midagi salajast. Nad uurivad finantskuritegusid ja turvavad presidenti. Tänasest on ka Eestis salateenistuse büroo, mis keskendub küberkuritegevusele kogu Baltikumis. It was not a competition. It was a matter of looking where we already have existing law enforcement relationships that are most conducive to the kind of responsibility that the Secret Service has. And when it comes to cyber and cybercrime, the word Estonia looms very large in international recognition for both the dangers and threats you have already faced and also the work you have done in combating cybercrime. We're available to assist and offer any kind of advice that we can in any financial crime, whether it's credit card fraud, skimming, personal identity theft. We can ever assist in any way from a liaison or training standpoint with our protective mission that we're probably most known for, protecting our VIPs and dignitaries. Ka justiitsminister Kristen Michal peab kõige olulisemaks USA tunnustust meie kübervõimekuse kõrge taseme eest. Eesti jaoks on ikkagi kõik infotehnoloogia ja oskuste vahetus, mis puudutab küberkuritegevuse vastast võitlust, on oluline ja arvestades Eesti senist panust küberkuritegevuse vastasesse võitlusesse on see nagu, ütleme, et laiemalt vaadeldav isegi tunnustusena. Teise USA korrakaitseorgani föderaalse juurdlusbüroo Baltikumi kontor kolitakse Tallinnast ära Riiga, kuid üks FBI agent jääb meile ikkagi alles. Salateenistus loodab edukat koostööd teha ka seaduse silmadega Skandinaavias ja isegi Venemaal. Nii palju saladusi salateenistusel siiski on, et oma büroo asukohta meile ei avaldatud. Endine rahvusvahelise
В Таллине открылось бюро секретной службы США. В задачи ведомства будет входить борьба с киберпреступлениями и финансовыми махинациями. Американские специалисты настроены и на обмен опытом не только со странами Балтийского региона и Скандинавии, но и Россией. Местонахождение Бюро секретной службы США хранится в тайне, зато задачи агентства в американском посольстве в секрете не держит. Это защита стран Балтии от киберпреступников и финансовых мошенников. Эстонии и всего региона секретная служба выбрала не случайно. Здесь не понаслышке знают о том, как бороться с киберпреступлениями. Делиться опытом и укреплять сотрудничество США и Эстония будут с ближайшими соседями, в том числе и с Россией. Наше агентство региональное и гибкое, и мы намерены двигаться вперед и установить прочное сотрудничество, не только двустороннее. Эстония очень хороший узловой пункт для совместной работы со странами Балтии и Скандинавии. И, конечно, мы настроены на сотрудничество с российскими агентствами. На службе в секретном бюро будут всего 4 сотрудников: атташе, его помощник, следователь и администратор. Задач у них будет немало, от борьбы с фальшивомонетчиками до охраны глав государств и правительственных чиновников во время зарубежных визитов. Нашей миссией здесь будет помощь эстонским властям в обеспечении правопорядка, в основном в расследовании киберпреступлений. Мы будем оказывать помощь всем странам Балтийского региона в расследовании финансовых преступлений, которые относятся к сфере деятельности секретной службы и США. По словам министра юстиции Кристена Михала, с появлением в эстонской столице секретного бюро сотрудничество между странами станет еще крепче. Непосредственное общение ускорит обмен идеями и технологиями.